Veel selle sajandi esimesel kümnendil oleks võinud Keilat nimetada kuumaõhu pealinnaks. Viimane võistlus, mis Keila korraldas, oli 2010. aasta märtsis. Need olid Soome meistrivõistlused. Hästi ilus talvine ilm, põlvist saati lumi väljadel ja esimesed 2 lendu olid suurepärased. Lennati vähemalt veerand 100 kilomeetrit. Ilus ilm oli suurepärane. 3. lend, see oli vist laupäeva hommikul. Pidime kuskil Klooga järve äärest õhku tõusma hakkama. Lumi oligi põlvini. Autod kõik parkisid ennast kohaliku külatee peale ja pallid lautati lumehangedele. Ja kevadine ilm nagu ikka oli selline palju tõotav. Vahetevahel tuulepuhangud, aga ei midagi hullu. Hakati palle püsti panema, esimesed 2 palli lendasid juba minema ja siis äkki tuli tuulepuhang. Ja 1 pall rebides ennast lahti auto küljest. Kogenud kuumaõhupallurid polnud kunagi näinud, et karabin, selline tõsine, enam kui sentimeetris läbimõõduga metallist klamber oli puruks rebitud kuumaõhupalli poolt. Selline loodusjõud. See lend kahjuks katkestati, aga elamus missugune. Pärast seda võistlust enam Keilas paraku kuumaõhupalli võistlus ei korraldatud. Vahetevahel Kalev Tikk lendab siit Keilast üle, asjad on harva. Mõni aasta tagasi oli üks maailmarändur Austraaliast pärit mees, kes oli võtnud nõuks lennata kõigis maailma riikides. Peatus ka siin Keilas ja tegi siin lähedal ühe lennu. Väga uhke lend oli. Äkki kunagi jälle, kui sõjaväelendurid lubavad, lendavad Keilas kuumaõhupallid.